sa oled kauni renoveeritud muinsuskodu omanik. Kuidas aga tagada, et ilu säiliks, remondikulud minimaalsed püsiks, kasutusmugavus kestaks ning hoone oleks samal kujul, samas kohas ka sadade aastate pärast? Vähemalt teoreetiliselt. Sellele on lihtne vastus. Hooldus, sest pea meeles, hooldusvabu hooneid pole olemas. Pole vahet, kas sul on vana puitmaja või elad renoveeritud kivimajas. Püsiv ja korrapärane hooldus tagab hoone säilimise, mis omakorda tähendab minimaalset renoveerimise vajadust tulevikus. Hoolduseta hoone seevastu kaotab oma kasutuskõlblikkuse enne projekteeritud kasutusea lõppu ning selle korrastamise kulu ei ole hoolduskuludega isegi võrreldav. Hooldustööde eesmärk on tagada hoone olemasolev seisukord ja välimus, mida ei maksa segamini ajada ulatuslike ehitustöödega, mis nõuavad üldjuhul Muinsuskaitseameti kooskõlastust. Hooldustööd on pisemad korrastus- ning remonditööd, nagu näiteks haljastuse hooldus nagu muru niitmine, viimistluse hooldus ehk pesemine, värvimine ja õlitamine, vihmaveesüsteemide puhastus, avatäidete tihendite vahetus, küttesüsteemide ja korstnate puhastus, ventilatsioonifiltrite vahetus, tuisulumepööningule sattumise piiramine, tuulutusavade avamine ja palju muud. Samuti on hea meeles pidada mõningad üldised hoolduse põhimõtted. Kontrolli igal kevadel üle kõik hooneosad, jälgi majas tekkinud muutusi, tuuluta ruume korralikult, ära kata vanu seinu või põrandat mitte hingava materjaliga. Lihtsamad remonttööd, mis ei vaja Muinsuskaitseameti luba, on samuti hooldustööd üheks oluliseks osaks. Täpsema ülevaate sellest, mis on remonttööd ja mis mitte, leiad Muinsuskaitseameti kodulehelt. Hea üldine põhimõte on hooldustöid mitte edasi lükata, sest nende tegemata jätmisel võib suureneda kahjustuse ulatus ja nende likvideerimine võib olla kulukas. Lekkiv vihmaveerenn võib kahjustada hoone voodrit ja konstruktsiooni. Puudulik või halvas seisukorras soklipealne veelaud võib kahjustada vundamenti ja seina. Aastaid riisumata lehed moodustavad kõdunedes uue mullakihi, maapinnakalle muutub ja vihmavesi ei liigu enam majast eemale. Puhastamata küttekolle või korsten suurendab tulekahju tekkimise riski. Mis tahes hooldustöid ette võtad, tasub alati pidada päevikut ehk hooldusraamatut, kuhu märkida üles kõik kahjustused, töö tegemiseks kulunud materjalid ja tööriistad ja töö teostamise kuupäeva, millele võib veel lisada töö tegemiseks kulunud aja. Tänu sellisele raamatule saab millegi ebaõnnestudes spetsialisti abiga vea kiiresti leida ja soovitud lahenduseni jõuda. Püsiv hooldus tagab renoveeritud hoone säilimise, on energiatõhusam kui hooldamata kodu ja mis seal salata, seda on ka ilusam vaadata.